Ma nägin poissi ja see poiss tekitas minus kohutava tunde. Ja kui ta pöördus ja mulle otsa vaatas, ütles ta, sa leidsid mu üles, eks? See lapse näoilme, ilus, süütu, muutus. Ja sellest kujunes sümbol, eks, metsalise märk tema otsaesisel. Ja tema nägu muutus looma näoks. Mu vennad, ma just vaatasin videot, kus üks neiu, Jumala sulane, väidab, et antikristus on juba maa peal. Just nii, nagu te kuulsite. Ta on juba sündinud, tal on juba teatud vanus ja peagi ilmutab ta end maailmale. Vennad, ma tean, et paljud räägivad aegade lõpust, aga on väga oluline, et me tegutseksime ettevaatlikult. Me peame alati toetuma piiblile, eks? Sest unenägu võib olla lihtsalt unenägu. Unenägu ei ole õpetus. Sa pead alati toetuma Jumala sõnale, piiblile, eks? Aga samas me teame, et Jumal võib tõesti rääkida ka unenägude kaudu. Muide, unenägu võib muuta sinu mõtlemisviisi. Jumal võib rääkida unenägudes, et sind millegi eest hoiatada, et sa ei langeks sellesse eksimusse, et sa valmistuksid vaimselt. Ma mäletan, et ma tegin siin oma kanalil video ja ma kohe näitan teile antikristuse videoteks, aga ma tahan natuke rääkida sellest, kuidas unenäod võivad meie elu mõjutada. Ma olen juba mõned videod salvestanud, eks, rääkides pretribulatsionismist. See on siis, kui me usume, et meid võetakse üles enne suurt viletsust, mis on see aeg, kui antikristus hakkab maaper valitsema. Nagu Jumal hoiaks meid selle viha, selle kohutava aja eest. Aga siis ma nägin 2 unenägu peaaegu järjest, kus ma olin tõesti suure viletsuse keskel. Ja ma mäletan seda, nagu see oleks olnud täna. See oli väga reaalne. Ma isegi näitasin seda siin YouTube'i kanalil ja nendes unenäodes kukkus palju meteoriite. See oli kohutav ja inimesed olid meeleheitel. Aga ma mäletan ainult ühte detaili, mis muutis kõike. Mina ja mu pere, mina ja mu lapsed, mu naine, me tundsime rahu, mida ei saa seletada. Samal ajal, kui me põgenesime, oli see rahu, vennad, nii tugev, nii võimas, mis oli meiega. Me olime kindlad, et Jumal hoiab meid. Ja siis mul olid need 2 unenägu ja ma tunnistan, et ma pöördusin piibli poole. Ma hakkasin uurima ka nende kohta, kes usuvad, et meid võetakse üles, aga suure viletsuse lõpus. Mitte keskel ega alguses, vaid lõpus. Ja ma tunnistan, et leidsin ka palju piibellikku alust. Igatahes, selle kohta on 3 vaadet, eks. On neid, kes usuvad, et ülesvõtmine toimub enne, keskel ja pärast, kui Jeesus tagasi tuleb. Igatahes, selle uskumuse kohaselt, et me läbime suure viletsuse, ühes asjas ollakse üksmeelel. Kõik usuvad, et see viha ei lange Jumala laste peale, nende peale, kes tõesti on Jeesusega. Miks? Viha tuleb Jumala kartmatute peale, saad aru? Nii et need on need 7 pitserit, 7 kaussi ja 7 pasunat. Ja see hävitab Jumala kartmatud. See on karistus. See on kohtumõistmine, nii nagu juhtus Moosese ajal, kus Jumal hoidis hebrealasi seal Koosenis, mis oli piirkond, mille Vaarao oli andnud Joosepile, oli talle tänutäheks andnud. Ja Jumal hoidis rahvast seal, selles piirkonnas. Mul on isegi mõned sõbrad, kes usuvad, et Jumal hoiab mõningaid maapiirkondi, kus saab olema kristlastele varjupaik suure viletsuse ajal. Kuid üks asi peab olema täiesti selge. Kristlased, kes siin on, päästetakse Jumala viha ja kohtumõistmise eest öelate üle. Aga neid ei säästeta antikristuse viha eest, saad aru? Seega tuleb tagakiusamine. On selge, et ilmutusraamatu 7. peatükis räägitakse suurest hulgast inimestest, kes surid suure viletsuse ajal. Aga see ei tähenda tingimata, et nendega juhtus midagi sellist, saad aru? Siin see ei tähenda tingimata, et nad kaotasid pea. Nad surid muudel põhjustel. Piibel ei anna üksikasju, kas nad olid kristlased või juudid, kas nad olid need, kes jäeti maha, eks ole, kristlased, kes ei püsinud kindlalt usus ja jäidki suure viletsuse aega. See on neile, kes usuvad eelviletsuse õpetuse järgi, eks? Aga tõde on järgmine. Jumal säästab meid sellest vihast. Nii nagu Jumal säästis Noa, kus ta päästeti laevas. Ja viha tuli õelate peale, eks? Samamoodi nagu Jumal säästis Loti, kes oli õiglane tema ja tema pere. Niisiis, mida ma tahan öelda, on järgmine. Unistus võib tõepoolest mõjutada meie arusaama asjadest ja see peaks meid viima piibli juurde, saad aru. Niisiis, alus on alati Jumala sõna. Miks ma räägin sulle kõike seda enne, kui ma näitan sulle seda antikristuse videot? Sest see neiu, näiteks, räägib pretribulatsionismist.
midagi, mis tuleb enne viletsust ja tõenäoliselt on see miski, milles seda usub. Nii et unenägudes võivad olla meie mõistuse tajud, midagi, millesse me usume, sümboolsed elemendid, millega oleme harjunud. Kui me uurime mingit asja väga palju, võime sellest unistada, eks? Aga ma tahan, et sa mõistaksid olemust sellest videost siin, ma panen selle kohe käima, aga näiteks Piibel ütleb, et antikristuse vaim on juba siin maal, see juba tegutseb. Nii et kui Piibel räägib sellest seal 1. Johannese 4. peatükis, 3. salmis, siis ta tahab öelda, et kõik, mis on Jumala, Jeesuse tõe vastu, on juba selle antikristuse vaimu mõju siin maal. Nii et teatud mõttes võime küll öelda, et antikristus on juba siin kohal. Tema vaim on meie keskel, eks. Kogu see väärtuste ümberpööramine, mida me näeme, mitte ainult Brasiilias, vaid kogu maailmas. See soolise ideoloogia küsimus. Kõik, mis on Piiblile vastupidine, nii et kindlasti on vaenlane selle kõige taga. Nüüd vaatame siin koos videot. Ja üht asja pead sa teadma, see on fakt. Antikristus ilmub õigel ajal. 2. Thessaloniklaste kirja 2. peatüki järgi. Ja see ei tähenda, et Piibel selgelt kirjeldaks tema lapsepõlve või noorust. Kuid nagu ma teile ütlesin, selle unenäo põhimõtte vennad on väga tõeline. See on piibellik. Me peame olema tähelepanelikud ja valmis. Amen. Nii et ma panen selle video siia sulle. See video salvestati Krente podcastis. Ja siin räägib pastor Lorena Sabino. Vennad, see unenägu on väga võimas. Pange tähele. Lähme edasi. Pastor Lorena, sul oli väga võimas nägemus antikristusest, mida sa minuga jagasid, eks? Ja isegi meie meistriklassis. Kas sa saad sellest kogemusest siin rääkida? Sest ma näen, pastor Lorena, et Jumal annab sulle neid nägemusi, eks? See on ainult üks neist, eks? Sa oled juba mitmeid saanud. Ja on asju, mida issand veel ei luba avaldada, aga mida issand lubab sul jagada. Kas sa võiksid selle hoiatuse tuua siia meie rahvale, teistele rahvastele? Mida Jumal lubab sul jagada? Mida ta sulle unes näitas? Sest ma tunnistan, kallid, et see mõjutas mind väga. See on viis, kuidas Jumal talle näitas, kuidas see sündmus aset leiab. Amen? Täpselt. See oli üks ilmutustest, üks tugevamaid, mida ma olen saanud. Kui ma tagasi tulin, värises kogu mu keha. Eks? Ma jäin ka voodisse, eks? Ma olin sõna otseses mõttes maas pärast seda ilmutust, mille issand mulle andis. Issand näitas mulle sõna otseses mõttes, et antikristus on juba maal. Ta on juba maal. Ja issand näitas mulle, millised etapid olid tema elus juba toimunud ja mis oli veel ees ootamas. Mis hakkab juhtuma? Mu Jumal. Ja see ilmutus oli selline. Ma teen lühikokkuvõtte, sest see on tõesti pikk, eks. Ja ma kõndisin alla mööda tänavateks. Kohas, kus issandal on minuga eriline viis, kuidas ma saan teada, millised ilmutused temalt tulevad, mis kinnitub ja mis on veel ees ootamas. Eks. Ja siis ta andis mulle 2 suunda. Näitas 2 puud. Üks neist oli guajavipuu. Eks. Guajavipuu, millel olid juba head guajavid. Eks. Korjamiseks ja söömiseks valmis. Ja seal ma korjasin ühe neist guajavidest, et seda süüa. Ja selle guajavipuu kõrval nägin ma virsikupuud. Ja see virsikupuu, kui õitsemine on möödas, tead küll, kui virsik hakkab andma neid väikseid virsikuid ja need alles hakkavad moodustuma. See teine puu oli just selline, täis väikseid virsikuid, nad olid just õitsenud ja hakkasid alles moodustuma. Sel hetkel tõi püha vaim mulle ilmutuse, eks. Püha vaim ütles mulle, mis see guajav siis oleks. Midagi, mis oli juba juhtunud, mis juba toimus, mida me juba kogesime. Ja virsik oli midagi, mis oli juba täitumas. See oli sõna otseses mõttes lõpule jõudmas. Siis see juhatus, mille Jumal sulle andis, iga kord, kui sa unes sööd, sa olid seda mulle juba rääkinud, see on midagi, mis toimub või mis hakkab juhtuma. See on kindel. Kui sa unes söid, siis see juhtub kindlasti. Täpselt. Ma söin, ma tunnen maitset, ma tunnen kõike. Mul on selline tunne, nagu me oleksime siin. Eks, vesteldes tunnen ma kõike. See on väga reaalne. Ja see ise polnud erinev, see oli väga reaalne ja seal issand juba andis mulle selle veendumuse, selle kindluse, et see puudutas 2 ajaperioodi. Midagi, mis juba toimus, mis sõna otseses mõttes juba täitumas oli ja teine, mis pidi veel juhtuma. Ja sealt edasi issand viis mind viidi ühte kohta, ühe maja ette, kus ma olin selle maja ees.
ja ma nägin üht last. Ma nägin poissi, kellel olid sellised kausisoenguga juuksed. Juuksed olid kausikujuliselt lõigatud. Ta oli väga hästi hoolitsetud. See oli luksuslik maja. Seal olid lapsehoidjad, kes tema eest hoolitsesid. Mitte ainult üks lapsehoidja. Seal oli ka üks naine, kellest ma sain aru, et ta oli tema ema, kes seal oli. Ja see poiss oli kogu aeg väga hoitud. Ja see poiss tekitas minus kohutava tunde. Ma tundsin hirmu. See oli midagi, mis pani sisemuse värisema. Aga tal ei olnud midagi halba välimuses. Ta oli tavaline laps, ilus ja kui ma teda vaatasin, tundsin ma seda. See poiss teadis, et ma vaatan teda. Ta pöördus ja vaatas mulle otsa. Ja kui ta pöördus ja mulle otsa vaatas, ta ütles niimoodi, sa leidsid mu üles, eks? Ja siis tema nägu muutus. See lapse ilusa süütu näoilme muutus ja tema otsa ette tekkis metsalise sümbol. Ja tema nägu muutus looma näoks. See võttis teise kuju ja sel hetkel ma ehmusin väga. Ja ma tundsin ära, et see poiss oli antikristus. Ja sel hetkel, kui see juhtus, toimusid teised kinnitused. Et see oli midagi, eks on teisi viise, kuidas issand minuga räägib sellest, mis hakkab juhtuma, mis toimub, see on saatus. Sel hetkel andis issand mulle juhise. Ma nägin busse möödumas, see oli saatus, mis juba toimus. Ja see oli inimkonna saatus. Ja sel hetkel ma jooksin, sest ma tahtsin leida varju. Ma ei tahtnud seda enam näha. Ma tõesti ei tahtnud, ma tahtsin sealt ära minna. Ja Jumalal on minuga midagi erilist, sest ma tean, et ma näen und. Ma tean, et ma magan. Ma tean, et ma olen unenäo dimensioonis. Ja enamasti suudan ma isegi pimeduse vastu võidelda. Ja mõnikord suudan ma tagasi tulla. Ma ütlen, Jumal, ma tahan tagasi tulla. Ma ei taha jätkata. Ja sel päeval ma tahtsin tagasi tulla, aga ma ei suutnud. See oli midagi, mida ma pidin nägema. Ja ma jooksin, et proovida otsida varju. Ma ei tahtnud enam edasi vaadata. Ja kui ma majja sisse astusin, ma avasin selle värava ja astusin sisse ning pöörasin enda, et sulgeda. Kui ma pöördusin, et sulgeda, haaras see poiss mu käest kinni, aga ta ei olnud enam selles vanuses nagu enne. Kui ma vaatasin, oli ta umbes 4-5 aastane. Ta oli pisike. Kui ma pöördusin ja ta oli minu ees, oli ta juba umbes 10-11 aastane ja ta oli juba suurem. Ja ta hoidis mu käest kinni. Ja ta naeris mulle. Ja ta tunnistas, et see oligi tema, eks ole, et ta oli antikristus. Ja seal, sel hetkel, issand, ma tõmbasin oma käe ära, sõitlesin ja kuulutasin Jeesuse nime. Ja seal viis issand mind vaimus, et näha aegu, mis toimus. Et ta oli laps, see aeg oli juba möödas, eks ole. See lapseiga oli juba möödas, see aeg, kui ta oli seal umbes 10-11 aastane, oli juba möödas. Ta oli juba teismea läbi elanud, ma nägin tema teismeiga, ma nägin seda nagu filmi enda ees. Ta õppis erakoolis, eks ole, väga hästi, teda hoidsid inimesed, eks. Ma nägin seda kogu aeg, temast hooliti väga. Temast hooliti kogu aeg väga hästi. Ja ma hakkasin filmi nägema. Mu peas jooksis sõna otseses mõttes film sellest, mis tema eluetappides juhtus. Ja ta oli alati väga külm, halb. Ma tundsin, et tal polnud sõna otseses mõttes hinge. See oli teemonlik. Kuni issand lubas mul seda kõike näha. Ja ma jõudsin teise kohta. Issand viis mu vaimus teise kohta ilmutuses, kus ma olin. Vaata. Ma vaatasin ringi ja jälgisin ümbrust. Koht, kus ma olin, ma võrdlen seda kooliga. Sest ma pole kunagi kasarmusse sattunud. Ma ei tea, milline see on. Aga see oli täiesti suletud koht, sest koolid on kõik suletud, müüridega ümbritsetud, eks. Ja seal on see siseõu keskel on klassiruumid. Ja siseõu keskel, sellepärast ma võrdlengi seda sellega. Sest ma ei tea, ma pole kunagi kasarmusse sattunud. Ma ei tea, milline see on. Aga ma olin ise sellises kohas. Seal oli palju trelle, see oli kindlus, sõna otseses mõttes. Ja seal oli palju sõdureid. Armee sõdureid. Palju armee sõdureid. Ja see mees seisis püsti. Ja ta oli väga hästi riides, tal oli palju autoriteeti. Väga palju autoriteeti. Ja need mehed, nad kartsid seda meest nii väga. Nad kartsid isegi tema lähedale minna. Ja kõik, mida nad ütlesid, nad rääkisid mõeldes ja kartes seda meest. Nad kartsid teda nii väga, nad olid hirmust halvatud. See oli puhas hirm, mis neil selle mehe ees oli. Ja siis kogu aeg need mehed seisid seal ja jälgisid. Ja nad olid hirmul, nad kartsid. Ja see mees lahkus. See oli antikristus ise. Ja ta on alati olnud ning tol hetkel ka. Tasub rõhutada. See tuli mulle vaimus. Püha vaim ise rääkis minuga. Tuli eristusvõime. Et tal oli kõige üle kontroll. Et tal oli kõige üle kontroll. Et ta püüdis samuti Jumalale sarnaneda kõike teadmises, kõikjal olekus. Saad aru? Ta tahtis sõna otseses mõttes olla Kristus maal ja mul oli ka eristusvõime, kui ma teda vaatasin. Ma teadsin, et ta oli seal. 33 aastasena sel hetkel,
rääkis püha vaim mulle seda. Ta kavatses Jeesust kõiges jäljendada ja see viis, kuidas tal oleks see kõike teadmine ja kõik jalolek oleks ka läbi internetivõrgu, eks. Mul oli see vaimulik äratundmine unenägude dimensioonis ja ta oli seal kogu aeg selle ülimalt ülbe hoiakuga. Ma värisesin samal ajal, kui see kõik toimus. Unenägude dimensioonis ma värisesin teda nähes. Ja siis ta lahkus sealt. Aeg-ajalt ta lahkus sealt, kus ta oli. Ja ta läks kuhugi mujale. Ja just sel hetkel, kui ta lahkus, mõni neist valvuritest, kes seal olid, jah, neid oli seal mitu, relvad käes, üks neist ütles nii, see mees ongi teemon ise. Ma ütlesin teile, see mees ongi teemon ise ja ma teadsin seda oma vaimus. Ma olin kindel, et ta oli seal. See polnud sellepärast, et ta ametisse astus. See polnud sellepärast, et rahvas ta valis. Rahvas pani ta sellele kohale. Ja need sõdurid, kes seal olid, teadsid, et nad olid tema valinud. Ja see mees, kui ta seda ütles, nendest sõduritest, kes nii rääkisid, see mees on minu antikristus. Ja ta rääkis nuttes ja ta rääkis väga hirmunult. Ta ongi kurjus ise kehastunud. Mina sel hetkel oma hinges, Jumal ütles mulle, et see mees, ta tundis Jumala sõna. Aga ta ei kuuletunud. Ja ta jäi maha. Kogudus oli üles võetud. Ja tema oli jäänud maha. Ja ta oli seal teenimas, sest tal polnud muud valikut. Ja just sel hetkel, kui see juhtus. Nad nägid seda, sest igal hetkel ta alandas neid mehi, eks. Kui ta seal oli, alandas ta neid. Ta kasutus väga palju roppusi. Ta oli selline, talle pakkus naudingut inimestele valu tekitada. Tal oli sellest nauding. Ja seal kogunesid mõned sõdurid kokku. Ja nad ütlesid nii. Olime meie, kes ta sinna panime. Seega meil on õigus taga maha võtta. Hakkame mässama. Nad tahtsid sõna otseses mõttes mässu korraldada. Nende vastu, eks. Et ta maha võetaks, eks. Tagandataks. Sel hetkel ta tuli tagasi. Ja kui ta tagasi tuli, ta tuleb tagasi väga sarkastiliselt. Ja ta tuleb sinna tagasi, ta tegi nilipäid tegusid, ta masturbeeris ennast, tal olid suguelundid väljas ja ta masturbeeris ennast kõndides ja naeris. Nende sõdurite keskel. Ta naeris ja masturbeeris ennast. Ja kui ta jõudis ettepoole nende sõdurite ette, kellega ta rääkis, ta haaras selle mehe, tõmbas teda niimoodi ja ejakuleeris näole, keha peale, niimoodi, selle mehe peale. Ejakuleeris ja naeris. Ja ta naeris kõvasti. Ja ütles niimoodi, naudi seda, ei tohi raisata, see on valge veri, see on väga hinnaline. Ta ütles niimoodi, ei tohi raisata, see on valge veri, see on väga hinnaline. Ja naeris kõvasti. Ja ta oli väga kuri. Need teised mehed olid hirmul selle üle, mida nad nägid. Mina olin hirmul selle üle, mida ma nägin. Sest see oli väga-väga suur niimoodi tema kurjuse tase. Tal polnud headust. See oli midagi sellist, nagu ta oleks olnud kivi, jää. Eks? Ja sel hetkel ta tegi seda. Teised olid kõik õudusest tardunud. Ja seal ta naeris. Ja ta võttis ja hakkas kätt puhastama. Ta pühkis kõigepealt käe selle sõduri külge. Ja ta läks käsi pesema. Läks uuesti käsi pesema. Ja kui ta lahkus, siis need sõdurid nad kartsid väga. Neil oli suur hirm, aga nad olid ka vihased. Nad hakkasid üksteisele otse vaatama. Me ei saa seda lubada. Ja nii edasi. Ja kui nad hakkasid seda rääkima, ta tuli ka uuesti välja. Ta ilmus välja. Aga kui ta tagasi tuli, kui ta end näitas, siis ta ei olnud enam samas seisundis nagu enne. Ta ilmus välja hõljudes katusel, seal üleval, seal kus oli, eks, see koht, see nagu kindlus selle katuse peal. Ta lendas, kõigepealt ta ilmus välja roomates niimoodi, õhus niimoodi. Kogu ta keha oli tules, ta põles, temast tuli niimoodi tuld välja ja tema nägu oli juba koletise nägu, täiesti moondunud ja ta ilmus sinna seal, selle katuse peal ja hakkas naerma. Ja ütles, et talle anti võim ja nemad ei saanud tema vastu midagi teha, sest tema oli autoriteet ja võim oli tema kätes. Ja see oli üks neist ilmutustest, mis mulle anti, eks ole, antikristusega. Mina, kui ma tagasi tulin, ma tundsin end väga halvasti. Kas te nägite, vennad? Vaadake, ma tunnistan teile, et see oli väga detailne unenägu. See naine, pastor Lorena Sabino, ta toob väga palju teadmisi vaimsest maailmast, nii et mitte igaüks ei usu, aga me teame, et vaimne maailm on väga reaalne, eks vennad. Ja see unenägu oli tõesti väga detailne. Mulle tuli meelde ka üks teine neiu, tal on kanal nimega Gerida Dani ja tal oli minevikus ekskõlvatust, palju pattu ja Jumal tegi tema elus ilusa töö ning alates 2017. aastast räägib ta mõnest unenäost, mis tal olid antikristusega.
tema usub seda. ja ta ütlebki, et see on Donald Trumpi väimees, Jared Kushner. ja tal on palju mõju Araabia maailmas, juutide seas. ja kokkuvõttes sa pead ise oma järeldused tegema. nagu ma sulle ütlesin, kaalu kõike, hoia kinni sellest, mis on hea. Pöördu tagasi Jumala sõna juurde, eks? Aga ära jäta kõrvale, sest vennad, selline unenägu on väga reaalne ja nagu ma teile ütlesin, ma nägin seda und 2 korda. see mõjutas mind väga, kui ma olin Excelel suure viletsuse ajal. aga samal ajal me teame, et on olemas need kolm vaatenurka, eks, nagu ma teile ütlesin. Eel-, kesk- ja järeltribulatsionism, mis on pärast antikristuse valitsust. nii et jäta siia oma kommentaaridesse, mis on sinu arvamus. Mida sa arvasid sellest tunnistusest siin, mis minu arvates oli väga tugev. Ja ta mainis ka, et ta tahtis Jeesust kõiges jäljendada. Ja me märkame seda selgelt, eks, et kõik, mis on vaenlasest, ta tahab jäljendada. Täna me ei tee enam loomade ohverdusi ja me teame, et on mitmeid religioone, mis ohverdavad loomi. Nii et kõik on mingil moel jäljendatud ja nüüd me märkame seda ka tehisintellektiga, et nad tahavad luua Jumalat ennast. Ja ma teen nüüd nii. Ma panen siia video, mis näitab 5 märki, et antikristus võib juba elus olla. Ta võib juba siin maal olla. Vennad, minu arvates sellel maailmal on aegumistähtaeg. Me ei kesta. Ma ei tea, võib-olla 10 või 20 aasta pärast. Ei saa teada. Aga üks asi on kindel. Meie oleme juba valmis. Me oleme esimene põlvkond maa peal, kes on täielikult valmis viimasteks immutusraamatu sündmusteks. Nii et ma jätan selle video siia nüüd ja kui sulle see video meeldis, siis vajuta like'i ja telli minu kanal. Iga päev teen ma hommikupalve, õhtupalve, et sind tugevdada teekonnal Jumalaga, sest ma usun, et koos me oleme palju tugevamad. Amen. Jumal õnnistagu. Ära jätta seda videot siin praegu vaatamata. 5 märki, et antikristus võib juba täna elus olla. Jumal õnnistagu. Kui antikristus peaks ilmuma homme, oleks maailm juba täielikult valmis teda vastu võtma. Ja kõige muljet avaldavam on see, et võib-olla on ta juba praegu elus. Ja see, mida ma sulle täna siin räägin, ei ole vandenõuteooria ega oletus, vaid reaalsed faktid, mis näitavad, et see kuri olend võib tõesti meie seas olla ja palju lähemal, kui enamik inimesi arvab. Ma tean, et vähesed teemad tekitavad nii palju uudisimu kui antikristuse identiteet. Ja Piibel ei esita seda tegelast väljamõeldud loona, vaid kui päris inimest, kes valitseb maailma lühikest aega, petab paljusid rahvaid ja nõuab, et teda kummardataks nagu Jumalat. Paljude sajandite jooksul lugesid kristlased neid piibli profeteeringuid mõttega, et see kõik on veel väga kaugel tulevikus. Kuid täna tehnoloogia, poliitika, majandus ja isegi religioon muutuvad viisil, mida me pole kunagi varem näinud. Nii et jää minuga lõpuni, sest ma ei hakka siin rääkima hullumeelsetest teooriatest, ma toon sulle reaalseid märke, mis näitavad, et esimest korda inimkonna ajaloos võib see kuri olend juba maailmas olla. Ja pole enam midagi vaja, et ta end ilmutaks. Esimene märk. 2 tunnistaja ülemaailmne ülekandmine on juba võimalik. Ilmutusraamatu 11. peatükis näitab Piibel, et nad muudavad vee vereks ja toovad maa peale nuhtlusi. Ja selle perioodi lõpus metsaline, kes tõuseb sügavusest, see on antikristus, tapab need 2 tunnistajat. Ja vaadake, mis pärast juhtub, venad. Ilmutusraamatu 11. peatükis salmis 9 ütleb prohvetlus järgmist. Rahvad, hõimud, keeled ja rahvused vaatavad nende 2 tunnistaja surnukehi 3,5 päeva ega lubad neid maha matta. Vaadake seda, vennad. Ajal, mil Johannes selle nägemuse sai, viidi uudiseid veel hobusega või käskjalgade kaudu. Ja isegi eelmisel sajandil võttis info teise riiki jõudmine päevi aega. See tähendab, et oli peaaegu võimatu seda prohvetlust ette kujutada. Aga täna on olukord täiesti erinev. Rahvusvahelise telekommunikatsiooniliidu andmetel sel aastal peaaegu 7 miljardit inimest kasutab juba internetiühendusega mobiiltelefone. See moodustab 85% maailma elanikkonnast ja see näitab, et iga inimene saab lihtsa puudutusega teha otseülekande kõrglahutuses sotsiaalmeedias, otse Jeruusalemma tänavalt.
just nimelt see koht, kus piibel ütleb, et 2 tunnistajat tapetakse ja neid näevad kõik rahvad, hõimud, keeled ja rahvused. Seega täidab see täpselt seda, mis on kirjas Ilmutusraamatu 11. peatüki 9. salmis. Ja isegi kui uurijad ei ole ühel meelel, kes need 2 tunnistajat on, mõned usuvad, et need on Mooses ja Eelia, teised ütlevad, et need on Eenok ja Eelia. Kuid kõige olulisem punkt on see, selles ennustuses ette nähtud ülemaailmne nähtavus on juba võimalik. Ja liigume teise märgi juurde, mis on väga oluline. Ülemaailmne kontrollisüsteem juba töötab ja inimesed kiidavad selle heaks. Vennad, Ilmutusraamatu 13. peatüki 17. salmis öeldakse, et need, kellel pole metsalise märki, ei saa enam osta ega müüa. Ja pikka aega tundus see olevat midagi tulevikust. Peaaegu võimatu, et see võiks juhtuda. Aga täna toimub see juba katsetamisrežiimis. Ja mis kõige hirmutavam, enamiku inimeste heaks kiidul. Ja selleks, et selline ülemaailmne kontrollitase saaks reaalsuseks, peavad juhtuma 3 asja. Esiteks universaalne biomeetriline identifitseerimine. Teiseks 100% digitaalne valuuta ja 3. kõigi tehingute kohene jälgimine. Ja uskumatu küll, kõik 3 juba toimivad. Ameerika Ühendriikides kasutavad sellised võrgustikud nagu Amazon kassasid, mis tuvastavad inimese peopesa. Euroopas lubavad lennufirmad reisijatel pardale minna ainult näotuvastuse abil. Ja Indias on Aadhaari süsteem ühendanud enam kui miljardi inimese sõrmejäljed ja iirise nende pangakontodega, mis on maailma suurim biomeetriline andmebaas. Samal ajal kiirustavad keskpangad paberraha kaotamisega. Brasiilia Trex on juba testimisel ja Hiina ECNVil on juba 10 miljoneid kasutajaid. Ja rahvusvahelise arvelduspanga andmetel tegeleb 130 keskpanka, mis esindavad 98% maailma majandusest juba oma enda digitaalsete valuutade arendamisega. Need valuutad erinevad oluliselt krüptovaluutadest, nagu näiteks Bitcoin. Neid kontrollib ja programmeerib valitsus. Neil võib olla kehtivusaeg, piirangud selle kohta, kus neid saab kasutada ja isegi piirangud lubatud ostutüüpidele. See tähendab, mu vennad, et valitsus võib otsustada, millal, kus ja kuidas te oma raha kulutate. Ja kui ta tahab, võib ta kõik lihtsalt mõne klõpsuga blokeerida. Mõelge nüüd koos minuga. Kui digitaalne identiteet ja digitaalne raha ühinevad, ei ole enam vaja pangajuhti ega kontorit, et konto külmutada. Piisab vaid koodist. Ja see on juba päriselt juhtunud. 2022 aastal külmutas Kanada valitsus meeleavaldajate pangakontod ja kindlustused vaid mõne minutiga. 2023 aastal piiras Nigeeria sularaha väljavõtmist, et sundida inimesi kasutama oma virtuaalset raha. Ja juba palju aastaid on Hiina kontrollinud reisimist, krediiti ja isegi toidu tarbimist sotsiaalse punktisüsteemi alusel. Euroopa Liit on samuti juba heaks kiitnud ühtse digitaalse identiteedi, mis ühendab dokumendid, elektroonilise allkirja ja maksevahendid ühte rakendusse, kustutades piiri tsiviilelu ja finantselu vahel. Ja krediitkaardiettevõtted kohandavad juba limiite kliendi veebikäitumise põhjal. Nii et vennad, lause keegi ei saa osta ega müüa, mis on kirjas Ilmutusraamatu 13. peatüki 17. salmis. Ei ole enam lihtsalt kauge hoiatus. See muutub digitaalses finantssüsteemis üha rangemaks. Ja enamik inimesi aksepteerib seda kontrolli, mugavuse ja turvalisuse nimel, ilma et nad mõistaksid, et antikristus ei pea midagi uut looma. Ta võtab lihtsalt üle juba valmis süsteemi juhtimise. 3. märk. Ühiskonda on treenitud vale messiasele plaksutama. Apostel Paulus hoiatas teises kirjas Thessaloniklastele 2. peatüki 4. salmis, et enne Jeesuse tagasitulekut loobuvad paljud inimesed usust ja siis ilmub patu inimene, kes on antikristus. Nüüd mõtle koos minuga. Veel hiljuti tekitas selline väide pahameelt, aga täna kiidetakse seda kõnet heaks. Barna uuring 2025 aastast näitas, et 72% noortest Ameerika Ühendriikides usuvad, et õige ja vale sõltuvad olukorrast ning seetõttu ei vaja nad absoluutset tõde, näiteks piiblit. Brasiilias usub Datafolli andmetel 64% täiskasvanutest, et kõik religioonid viivad sama jumalani. Ja selliseid sõnu nagu patt, pühadus või meeleparandus peetakse solvavaks
samal ajal kui väljendeid nagu minu tõde, minu reeglid hinnatakse, sest need annavad vabaduse tunde. Tuntud mõjutajad on õpetanud oma jälgijaid manifesteerima seda reaalsust, mida nad soovivad, ning äratama üles oma sisemise Jumala. Vennad, miljoonid inimesed on neid mentorprogramme vaadanud ja maksnud selle eest palju raha. Ja et te teaksite, biotehnoloogia ettevõtted on juba hakanud meie geene muutma, et haigusi kõrvaldada ja inimelu pikendada. Ja Maailma Majandusfoorum toetab samuti täiustatud inimese loomist. Ajukiibid, mis on ühendatud digitaalsete dokumentidega, on osa täiustatud inimese projektist. Mõtle minuga uuesti. Ühiskonda treenitakse tõe vahetamiseks karisma vastu ja sügava vaimse muutuse asendamiseks mööduva heaolu tundega. Paljud kirikudki vahetavad püha vaimu kohalolu millegi vastu, mis mõjutab vaid emotsioone. Ja tulemus? Kui antikristus ilmub ja lubab rahu, progressi ja kaasatust ilma, et nõutaks meeleparandust või elumuutust. Ta leiab kogu maailmas rahva, kes ootab teda aplodeerides. Rahvas, kes eelistab kuulata seda, mis meeldib südametunnistusele, selle asemel, et silmitsi seista tõega, mis paljastab patu. Ja nüüd liigume 4. märgi juurde. Ülemaailmne religioon ilma Kristuseta on juba näo saanud. Ilmuutusraamatu 13. peatüki 8. salmis öeldakse, et lõpuks kummardavad kõik maa elanikud, kes pole päästetud, metsalist. Aga selleks, et see juhtuks, vajab maailm religiooni, mis näib hea, võtab kõik omaks, kuid väldib rääkimist patust ja ainulisest päästest Jeesuses. Ja just see ongi juba esile kerkimas. 2019. aastal Abu Dhabi dokument, mille allkirjastasid katoliku ja moslemi juhid, kuulutas, et religioonide mitmekesisus on osa Jumala tahtest. Varsti pärast seda ehitati Abrahami maja, kuhu kuuluvad kirik, mošee ja sünagoog. Kõik on identsed, ilma ristita ja ilma meeleparanduse sõnumita. Vatikan on kohtunud budistide, hinduistide ja isegi teadusega seotud ateistidega, korrates mõtet, et kõik kummardavad sama Jumalat, isegi kui paljud neist külalistest eitavad avalikult, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. 2022 aastal 10 erineva religiooni juhid tõusid Siinai mäele, et osaleda kliimakahetsuse tseremoonial, asendades patu Jumala vastu keskkonnalise süütundega. Ja Aafrikas ühendavad kristami konverentsid pastoreid ja õdesid liturgias, mis segab 2 usu elemente. Meedia ülistab seda kõike kui 21. sajandi ideaalse usu eeskuju. Kuid vennad, kõigil neil algatustel on ainult üks ühine joon. Nad eemaldavad Jeesuse sõnumi keskpunktist ja ükski neist ei väida, et ainult Jeesus päästab. Sellega esitleb see uus globaalne religioon end rahumeelse, vastuvõtliku ja kõigile avatud usuna. Seni, kuni see ei nõua meeleparandust, pöördumist ega täielikku pühendumist Kristusele. Ja kui antikristus ilmub, ei pea ta kirikuid hävitama tule ja vägivallaga. Ta võtab lihtsalt üle selle neutraalse vaimsuse, mida kaasaegne maailm on juba õppinud aplodeerima. Ja siit tuleb 5. märk. Maailm nõuab lõplikku rahutoojat. Prohvet Daniel ütleb 9. peatükis, salmis 27. Ilmutas, et antikristus sõlmib suure lepingu paljudega. Ja Sakaaria raamatu 12 ja 14. peatükis näeme, kuidas rahvad pöörduvad Jeruusalemma vastu. Nüüd vaata praegust olukorda. Sõjad mitmel pool, kõrge inflatsioon, massiline ränne, pandeemiad, äärmuslik ilm. Kõik see tekitab lõputu hädaolukorra tunde. Inimesed on ärevad ja meeleheitel, nagu kunagi varem pole olnud. Ja mida valitsused ja institutsioonid taotlevad? Ühtset ja ülemaailmset valitsust. ÜRO raport nimega Meie ühine kava, mis avaldati 2025 aastal, teeb ettepaneku luua ülemaailmne hädaolukorra platvorm, mis koondaks otsused tervise, julgeoleku ja kliima kohta rahvusriikide valitsustest kõrgemale. Kas sa mõistad selle tõsidust? Maailma Majandusfoorum liigub samas suunas. Nemad toetavad niinimetatud suurt lähtestamist. See ongi suur lähtestamine ja nad soovivad ühendada majanduse, keskkonna, tehnoloogia ja kõik valitsused ühe ülemaailmse juhtimise alla. Vennad, kuulake seda. Gallupi 2025 aasta uuring näitas, et üle poole eurooplastest ja põhja-ameeriklastest oleks nõus loovutama osa oma riiklikust suveräänsusest stabiilsuse nimel. Ja WHO, mis oli
2020 aasta sulgemiste ajal peamine hääl, soovib nüüd rahvusvahelist lepingut, mis annaks talle tulevaste tervisekriiside ajal võimu riikidest kõrgemale. Ja diplomaadid arutavad juba võimalust muuta Jeruusalemm rahvusvaheliseks tsooniks, et püüda lõpetada usulised ja territoriaalsed konfliktid. Ja see sobitub täpselt sellesse tüüpi lepinguga, mida on ette kuulutatud Danieli raamatu 9. peatüki 27. salmis. Sellised organisatsioonid nagu ÜRO, Maailmapank ja IMF kasutavad pidevalt sama väljendit – ühte liitmise juht. Kas see tundub sulle tuttav? Just nimelt selle koha võtab Antikristus enda alla. Vennad, ta tuleb vahendajana, diplomaadina, tal on rahulik kõneviis, ta lubab täielikku rahu, stabiilsust kõigis valdkondades, aga selleks nõuab ta absoluutset ja tsentraliseeritud võimu. Ja kõige hirmutavam detail on see, et maailm on juba valmis teda vastu võtma. Juba on olemas tungiv vajadus, aksepteerimine ja isegi nõudmine sellise inimese järele. Vennad, isegi miljardär Elon Musk ja paljud teised juhid räägivad juba ühest ülemaailmsest sissetulekust, sest lõpuks ei jätku ruumi kõigile. Inimesed kaotavad oma töökohad robotitele, tehisintellektile ja selle tulemusena plaanivad nad juba midagi sarnast nagu perehüvitis kõigile. See tähendab, et globaalne kontroll on juba reaalsus. See laieneb üle kogu maailma ja me võime näha Antikristuse esiletõusu igal hetkel. See ei tähenda, et see juhtub aasta, 2, 5 või 10 aasta pärast. Seda ei saa teada. Me ei tea ka, kas Antikristus on juba sündinud, kas ta on laps, täiskasvanu või teismeline, me ei tea sellest midagi. Seega minu nõuanne sulle on: ära püüa nimesid ära arvata. Hoia oma silmad sellel nimel, mis on üle kõigi nimede. Jeesus Kristus. Aamen. Alusta piibli lugemist iga päev, leia tõesti aega palvetamiseks ja vii oma elu kooskõlla selle pühadusega, mida Issand sinult ootab. Kes käib koos Jeesusega, ei satu paanikasse, aga ei jää ka vaimselt magama. Seega, ole valvas, jälgi ja aita teistel inimestel näha, mis nende silme ees toimub. Seetõttu palun jaga seda nüüd võimalikult paljude inimestega ja jää minu kanalile, ma jätan sulle 2 videot, mida vaadata ja oma usku toita, eks? Jumal õnnistagu sind, ootan sind järgmises videos, suur kallistus!